Tervist, kallid tennissõbrad! On 28. aprill, teisipäev ja oleme kogunenud siia Parda tänavale Delfi tasku stuudiosse Matchpalli podcasti rääkima tennisejutte üle pika aja. Minu paremal käel Riho Kallus. Tervist! Nagu ikka. Ja teisel pool lauda on meil Tarmo Paju, kes alustas just Mehed ja Nuta saadet, ütles selle kohta, et lasin tuppa ühed tennisistide näoga mehed. Üks oli päris kuulus. Ei tea, kumba ta mõtles, aga Kenneth Raismaa ja Jürgen Zopp. Tere! Tere, tere! Pange ise panused, kumba ta mõtles. No eks ta ikka Jürgenit mõtles. Aga suur aitäh, et saite tulla. Pikalt planeeritud saade, saame lõpuks purki. Riho vast pärast kommenteerib, miks just sellised mehed said meil valitud. Olete käinud tähtsatel koosolekutel, kus räägitakse tähtsaid tennisjutte Eesti tennise arengust ja hetkeseisust ja tulevikust, aga ma teen ettepaneku soojendusküsimusena, kuidas on kõigi meeste tennise vorm? Riho, millal viimati mängu võitsid? Minul aitäh küsimust, et erinevalt Jürgenist ja Kennetist minu vorm läheb paremaks kogu aeg. Et ma olen nagu tippvormi lähedal, et arvan, et natuke veel ja siis näete kohe. Eesti seenioride meistrivõistlused paistavad juba Herni tänaval? Jaa, kindlasti, ja. Miks ainult seeniorid? Ja. Kui ma saan Kenneti või Jürgen ära räägin, siis ma arvan, et võib mehi ka mängida. Paari? Muidugi. Me oleme kallid Jürgeniga, see meie tunnitariif. Aga ei, minu vorm, no Daniliga toksin. Ikkagi vahest pean talle vastu lööma. Ühe mängu pean vastu, ma arvan, aga ma olen ühe mängu mees rohkem hetkel. Turniiri ilmselt ei mängi. Jürgen, kuidas sul? Mul on okei, ma pean ikkagi vaeva nägema, et oma seda vaikse taseme tõusu, taseme langust pidurdada. Et ma ikkagi viimase võistlusmängu mängisin veebruaris Soomes ja siis ma nüüd jälle natukene proovin vormi kosuda, et maikuus hakata Saksamaal klubimänge mängima, nii et pean natuke vaeva nägema ikka, jah. Väga vahva. Aga kas me räägime võib-olla 2 sõna sellest ka, mis eile toimus jalgpallistaadionil, A. Le Coq Arenal, konverentsisaalis. Eesti Olümpiakomitee jäi presidendita. Kersti Kaljulaid hääletati maha ja asepresident Gerd Kanter juhib meil praegult üldse kogu seda Eesti sporti. Tänasest päevast kuni 18. juunini, mil valitakse uut presidenti. Riho, mis mõtted sul Eesti spordi hetkeseisu kohta? Esimene mõte muidugi on see, et üksteist kõik, keda valitakse või valita, seda kõik on kõrvalt nagu kurb võib-olla vaadata, et ütleme nii, et praegu kuidagi tundub, et just mis puudutab tippsporti, siis ei ole nagu hea koha peal, et kõik need kaklused ja vaidlused on natukene niisugused, kurb on seda vaadata, see on kõige põhilisem minu arust, et vaadates kõike seda Sildaru case'i ja kõike EOK ümber toimuvat, et ma lihtsalt loodan, et võimalikult ruttu see asi klaarub ja saab nagu minna edasi nii, et ei kakelda. Ülekannet vaatasid? Ma vaatasin tagant järgi, vaatasin seal seda Erki Noole etteastet ja Kersti natukene neid intervjuusid seal, kui ka sina seal küsisid Kersti käest mõned küsimused. See intervjuu? Jah, ma vaatasin seda intervjuud, jah. Aga ma tegelikult tegin ise, kommenteerisin Madriidi samal ajal, et ma ei saanud otseülekandes vaadata. No, mina olin siis saalis koha peal hommikust lõunani, palju seal kestis 2-3 tundi. Et siuke ütleme, et olen käinud erinevatel võitlusspordiüritustel ja näinud, kuidas inimesed jala pealt kukuvad ja apnikumaskiga kiirabisse viidakse, aga see oli kuidagi vägivaldsem. Siuke nagu mulje jäi minul sisse. Mille poolest siis? Kuidas? Kuidagi see, et vastaspool luges maha kellegi teise kirjutatud kõnet, kus oli ka veel mingid ebatäpsused sees, mis on ammu ju tegelikult ju avalikus ruumis läbi räägitud, pean silmas seda kätlemise seeni, kes jättis kellele andmata, aga tegelikult on ju selgeks räägitud, kelle pärast tegelikult andmata jäeti. Ja siis mõned asjad ka, aga
mis ei tähenda, et Kerstel Kaljulaid poleks teinud vigu. Kindlasti on, aga ta ei julge neid tunnistada, see saigi talle ilmselt saatuslikuks. Et süüdi on kõik teised peale enda. Aga et kui nagu sellise kõnega ja sellisel moel saab inimese 4 häälega maha võtta, siis et mis siis veel oleks saanud, kui kõne oleks filigraanne olnud? Kas siis oleks nagu päris nulliga? Ja mulle tuleb kohe meelde ju see ütleme, see oli Eesti spordil ju väga raske aeg, kui hakkas kõik see, mis suusatamises toimus. Kui Alaveri ja Veerpalu teema oli ja siis tekibki see mõte, et kui täna on keegi, ma ei tea, südames tahab tippsporti toetada ja kõike seda pealt vaatab, et kas tal ei teki siis mõtted äkki kuskile mujale minna. See on nagu see kõige kurvem asi selle... See praegu ju lähevadki mujale. No jah, lähevadki mujale, et sponsori juurde leidnud. Jah, see on see kõige kurvem asi. Õnneks tennises on meil pappi laialt. Meil tennises rahamuresid ei ole, räägime tennisest. Võt kui sa ütled tennises pappi laialt, ma oleks kohe tahtnud sissejuhatajaks küsida Jürgenilt ja Kennetit. Tegelikult me Jürgeniga sattusime mõlemad koos siin Eesti Tenniseliidu strateegia koosolekule. Väga tänuväärt, et millal ja kus? See oli nüüd, kas see oli 3 nädalat tagasi või? Jürgen, mäletad sa? Oli see vist 2-3 nädalat tagasi Tallinki spa konverentsisaalis ja tegime sellise nii-öelda brown paperi põhjal loodud ajurünnaku 3 erinevas grupis ja ega need tegelikult need mõtted ja ideed olid suhteliselt sarnased, mis nii-öelda 3 täiesti juhuslikult moodustatud grupis tekkisid, et päris palju asju nagu kattusid ja et tihti ongi nii, ongi head mõtted ja ongi head ideed ja siis minnakse laiali, aga teostus on oluliselt keerulisem ja seda on alati, tennises on see alati individuaalspordiala, kõik palju, täpselt sama lugu nagu ütleme, võib-olla me toome näite, et tenniseliit ja Eesti Olümpiakomitee, et kui palju seal koostöövormi ja palju siis kes mida teeb. Sama lugu on tennises ju tippsportlastega tihti, et kui palju ta alaliiduga kokku puutub, kui palju ta oma asja teeb, et see on nagu lõputu teema. Kõik treenerid, seda on iidamast räägitud, et peaks koos treenima ja peaks rohkem koos tegema, aga ikka kipuvad tulema seal individuaalsed teemad ja alati on seal selline kompromissikohad ja kohad, kus ei saagi võib-olla midagi teha, et võib-olla alaliit üritab, aga sportlasel on omad plaanid ja ideed ja kõik on erineva tasemega. Et see on alati tennises hästi keeruline olnud, aga ma tahtsingi küsida kohe Jürgeni ja Kenneti käest esimese küsimusena, et lihtsalt et kas täna on see kõige parem tee, et sa võid olla andekas ja talent ja miljon peab sul endal olema ja soovitatavalt võib-olla ka mingi hetk ühe otsa pilet Eestist võtta ja minna kuskile mujale. Et kas see on kõige parem tee tippu? Täna nii kui vaatame, kuidas Eestis mängijaid tuleb, siis hetkel tundub, et see on nagu ainus tee, ma ei tea, kas ta kõige parem tee on. See võikski olla nagu asi, mis äkki tulevikus natuke muutub või me võiks äkki proovida seda kuidagi muuta, et palju on räägitud sellest koos treenimisest ja mingisugusegi süsteemi tekitamisest, et hetkel on ta ju jäänud meil ainult juttude tasandile, aga ma arvan, et see on ju suund, mida me võiks võtta, et saada need paremad pojad ja tüdrukud ühe katuse alla ja võib-olla 2-3 treeneri alla nagu treenima. Mitte, et kõik treenivad kuskil eraldi. Kõige suurem konkurent on naabriallis treeniv siis eakaaslane, et ma arvan, et nii kaua, kui meil on see mentaliteet, siis on jah see eraldi ja miljon peab taskus olema ja ega ta kallis on niikuinii, vahet ei ole, kas sa teed pundis või sa ei tee pundis, aga jah, see on asi, mis võiks äkki natuke muutuda. Ja eks see äraminek on ikkagi olude sunnil, et ma arvan, et see ega mujal ei ole selles mõttes nagu mingit superkohta kellelegi ootamas, et paljud, kes on käinud, on neid treenimiskohti nagu vahetanud. Ma ise ei ole nüüd niimoodi päris pikalt kuskil akadeemias olnud, aga ma neid kohti nagu näinud olen. Ma olen vahest kuskil akadeemia väljakutel treeninud või näiteks Hispaanias isegi kauem olnud. Küll mitte nagu akadeemia programmiga, aga ikkagi ma ei ole näiteks näinud võib-olla väga palju või võib-olla mõnda üksikut sellist kohta, mida ma julgeks näiteks mingile noormängijale nüüd
kindlakäeliselt soovitada, et mine sinna, seal on väga hea, seal on väga hea punt, head treenerid, ütleme, neid häid mängijaid, häid treenereid on, aga see, et mingi noor mängija satuks kuskil välismaal kuhugi akadeemiasse või kuhugi punti, kus on mingi treener, kes tema eest vastutab, kes hoiab väga pingsalt silma peal tema mingil arengul, käib ta ka piisavalt võistlustel kaasas, et üldiselt need asjad nagu nii ei lähe, et seal ikkagi on niimoodi, et mingi Eesti noormängija läheb, ütleme, kui ta on nagu heas mõttes tavaline noormängija, siis ta võetakse kuskil vastu ja siis ta kuidagi sulandub sinna nii-öelda punti või massi ära, et seal väljakutel vahetuvad treenerid, seal on, ma olen ka nii-öelda kuulnud ja näinud, et ka seal on asjad natukene nagu pilla-palla, et see siit Eestist äraminek ei ole nagu ikkagi, ma arvan, mingi lõplik nagu lahendus, et loomulikult, kui keegi leiab endale kuskil mingi hea treeneri ja läheb tema juurde, siis on väga hästi, aga üleüldiselt ikkagi minnakse nagu ikkagi otsima sinna mujale, teadmata, mis seal ees ootab päriselt. Kennet, räägi meile oma õpilase Daniil Klinka teekond lapsest praeguseni, et kui palju Eestis, kelle käe all Eestis ja mis hetkel tema pidi siis vaatama mujale? Kohe ma korra lõpetan see Jürgeni jutu jätkuks, et see akadeemiasse minek selles mõttes, kui sa oled tõesti supertalent, et siis, kui sa lähed kuskile suuremasse akadeemiasse, et siis sind seal võib-olla koheldaksegi ka nagu supertalent, et siis on nagu okei, et kui sa lähed siit keskpärase mängijana siit Eestist sinna, siis see tähelepanu, mis sulle siin Eestis pööratakse ja sa lähed kuskile suurde akadeemiasse, olles keskpärane mängija, et sul ei rullita mingisugust punast vaipa seal lahti, et sa oled üks nagu väga-väga paljudest, et siin Eestis, kui sa oled lihtsa näite, et kui sa oled mingisugune, ütleme 16-17 aastaselt meil ITF 300 näiteks, siis siin Eestis oled sa meil palju suurem nii-öelda staar, kui et sa lähed kuskile suurde akadeemiasse, kus ma ei taha öelda, et sa oled mitte keegi, aga sa oled väga selline, sind vaadatakse väga nagu keskpärast mängijat, et sul ei tehta mingisuguseid erilisi asju sinu pärast nagu tegema ei hakata. Jah, kui sa oled, näiteks Eestis, kui sa oled Anikina, kes käib seal meil Morotoglu akadeemias, et siis muidugi su eest võideldakse, sulle pööratakse tähelepanu, sulle korraldatakse kõik asjad ära, et siis on see nagu hea variant, mida nagu kasutada, kas ta peaks sinna igapäevaselt täna minema, ma arvan, et ei peaks, aga see on võib-olla hea võimalus, nagu mida vahest siis nädalate kaupa kasutada. Oota, Gunnar, aga võib-olla enne kui Daniili juurde tulema, ma tahtsin korra rääkida teist kahest, et teil on ju totaalselt erinevad teekonnad olnud. Ma mäletan väga hästi, kui Jürgen mängis, Jürgenil oli hea punt, seal olid Lapimaa, Põldmaa, Ivanov, Käsper, selles mõttes oli hea seltskond, hea punt, kes koos treenisid, mängisid. Ma mäletan ka seda aega, kui Eestis moodustati see top tennise tiim, kuhu pääsesid väga andekad ja tublid ärimeeste lapsed ja sina sinna ei saanud, ma mäletan. Ja sa olid ka suhteliselt oma, et sa oled alati selline olnud, et sinu isa ei ole väga palju sekkunud, keegi ei ole sul olnud selja taga kogu aeg, kes oleks olnud nagu nii-öelda hullult manageerinud või muidugi erinevatel aegadel sind aitas seal Priit Põldoja ja nii edasi, aga see oli hiljem. Aga ma mõtlen just noorest peast ja sa pidid nagu ise suplema ja ise ujuma sealt nagu läbi ja võib-olla isegi seal kõige nooremas juuniori vanuses olid ju isegi Jaagu tulemused paremad ja sa ei olnud nagu nii superstaar ja Kennetiga oli nagu natuke vastupidi, sest Kennet tuli ju väga noorelt Tartust ära ja Andres Kuhi oli sul nagu isa eest, siiamaani nagu isa eest, eks ju. Sa jõudsid väga kiiresti Euroopa tippu, sa olid ju 13-14 aastat Euroopa esimene juba, on ju, ja et kui te nüüd oma teekonda vaatate ja mõtlete seda, et selles võtmes, et kuidas täna neid asju tehakse, et kas te näete seal, et oleks pidanud midagi teistmoodi olema või täpselt nii läkski nagu pidi minema? No jah, vana lause, et ajad olid nagu teised, aga meil tõesti sattus hea punt, et see põhipunt tuli kokku ikkagi keskkooli aastatel, mitte liiga palju varem, aga kuni selleni, ma arvan, see üleüldine siuke grupitrennide tase oli ikkagi võib-olla keskmiselt nagu parem, et grupid olid mõnes mõttes
vähemalt ma räägin endast, et selles mõttes võib-olla grupid olid pisut võib-olla väiksemad, võib-olla see, mulle sattusid väga head treenerid kogu minu lapsest saadik kuni täiskasvanuni välja, mul olid nagu selles mõttes, ilmselt oli ka palju vedamist, aga kõik läks nagu sellises loogilises järjestuses, nii et ei olnud väga vaja, peaaegu üldse ei olnud mingit eratundi vaja liiga palju juurde võtta või mis liiga palju üldse ei olnud nagu juurde vaja võtta, et siis iga järgmine samm nagu lisas mulle nagu midagi ja siis kuni 15-16 aastaselt, kuni lõpuks jõudsin sinna Audentesesse, siis tõesti tuli nagu väga hea punt kokku ja meil oli nagu selline grupisisene konkurents ja siis seal nagu ütleme, see aitas sind kõvasti. See aitas kõvasti ja siis ei puudus igasugune vajadus või mujale nagu vaadata sellel hetkel, et aga selles mõttes vanematest ja isast nii palju, et ikkagi nad on olnud alati nagu tugevalt nagu taustal, et võib-olla nagu väliselt või kuhugi niimoodi välist sekkumist, loomulikult nähtavat sekkumist või niisugust asja nagu isa ei teinud, aga selles mõttes kodus on alati palju arutatud ja muretsetud ja mõeldud erinevatele variantidele, lihtsalt seda on võib-olla tehtud niimoodi, et välja on paistnud niimoodi, et ei sekkunud, aga selles mõttes ma olen reaalselt ka, mu isal on ka nagu, on ta noorena mänginud ja ma olen suviti ka temaga nagu treeninud ja selles mõttes, et nagu kui ma olin, ma ei tea, 11-12, et kui vahest kuskil oma trenn nagu kuskil midagi ära vajus, et aga selles mõttes jah, mul ma arvan palju vedas, et kogu aeg nagu iga järgmine aste, mis tuli, oli see siis Audentesse minek või sealt siis nagu täiskasvanuna Tšehhi minek, et iga järgmine samm nagu lisas, et see asi nagu ei läinud liiga vara nii-öelda nagu, kuidas ma ütlen, nagu steroididele, et ma ei tea, et 11-aastaselt tegin 5 korda nädalas eratundi ja siis kui sa oled nagu, ma ei tea, 14 või 15, et siis sa oled juba nagu sidrun tühi, et sul ei ole kuhugi enam midagi lisada, et võib-olla jah, palju oli vedamist ka. Aga kas välismaa variant käis ka noorena laualt läbi? Ei, sest ikkagi oli nagu kindel plaan kool normaalse programmiga ära lõpetada ja selles mõttes ja välismaale minek oli selles mõttes ka nagu rahaliselt tol hetkel, ma arvan, ei olnud varianti nagu minna, et kuhugi välismaale midagi valima, et tuli igal juhul siin Eestis hakkama saada, et seal olid, välismaal juba olid siis juba täiesti teistsugused akadeemiate näiteks kuumaksud, et kui sa siin Eestis maksid, ma ei tea, mis iganes summa, siis seal oli ikkagi kordi kallim oli see kuumakse, et mõni mängija või mõni sõber käis seal proovimas kuskil. Aga jah, see ei olnud nagu variant minul, ei käinud isegi laualt läbi. Jah, mul oli see, ma tulin Tartust Tallinnasse, ja hakkas nii-öelda see eraldi tegemine nagu palju varem pihta, aga mul oli ka ikkagi see treeningplaan, ma arvan, kuni 16-17 eluaastane oli ju ikkagi niimoodi, et hommikuti justkui tegin eraldi ja õhtul oli mul ka ikkagi grupp siin Tallinnas, kus olid nagu punt koos ja kus me mängisime, et see ei olnud nüüd niimoodi, et ainult eraldi. Et täna võib-olla tõesti peab hakkama varem panema siis rõhku, et nii-öelda nendele eratreeningutele. Aga siin Eestis on natuke see suund ainult, et ainult eraldi. Ja kui ma räägin grupitrennist, siis ma ei räägi, et see grupp peaks olema nüüd 16 grupp ja üle 4 väljaku, et me räägime ikkagi lõpuks sellest, et saaks 2-3 mängijadki, kes on, ütleme siis Eesti mõistes hea tasemega, meil on mingid pundid siin mingites vanusegruppides, et saaks nemad kokku treenima ja saaks selle treeningu niimoodi üles ehitada, et samamoodi mingid hommikud näpistada, et saab eraldi tegeleda ja näiteks pärastlõunatel tulebki siis see 2-3 mängijad sul kokku, teevad koos trenni, et ei ole nii üks kui teine, vaid natuke rohkem nagu miksida. Aga täna on siis, kas on ainult eraldi, või siis on need grupid natuke meil ka sellised, lähevad sellise USA stiili veidik, et meil on siuke üle 7 väljaku laotatakse, mitte päris üle 7, aga 4-5 väljaku laotatakse nagu laiali mängijad, et siis see on jälle teistpidi nagu too much. Et leiaks mingisuguse vahepealse variandigi, et siis oleks nagu, ma arvan, hästi.
ma olen nüüd välismaa, ma Daniiliga ju ka praegu põhiliselt, kui me treenime Prantsusmaal, see maailma kõige kuulsam akadeemia, see Muratoglou akadeemia, iganädalaselt ma seal ei käi, aga Margiga oleme seal paar korda trenni tegemas käinud, et ma ju näen, mis seal toimub, et see on ju nagu ma ütlesin, et kui sa oled keskpärane mängija või nats alla keskmise või nats üle keskmise, see on nagu täielik bardakk, mis seal kohas on, et sealt ei ole varianti, et tuleb mängija. Kui sa oled tõesti väga-väga-väga hea. Ja kui Patrick Muratoglou meie saadet kuulab pärast. Siis jah, olen nõus. Moodsad vahendid olemas, saab tõlkida. Olen nõus argumenteerima, aga et kui sa lähed sinna, kasutad selle facility ära, oled tõesti väga-väga hea, siis su eest nagu joostakse ja tõmeldakse. Aga nüüd lihtsalt minna, et olen tšuke Eesti number 3, nagu ma ütlesin, ma ei tea, ITF 3400, ma nüüd lähen Prantsusmaale Muratoglou akadeemiasse ja must tehakse seal mängija, sorry, ei tehta. Et Eestis on tegelikult parem, kui saaks, Eestis on praegu juba selles mõttes mitte hästi, aga et kui saaks veel tekitadagi mingigi süsteemi, et enam-vähem need mängijad, kes meil on koos treenimas, siis ma arvan, Eestis oleks päris hea. Meil tegelikult on treenereid, kes ma arvan, et on piisava know-how'ga, et nagu mängijaid siis viia, kuhu neid vaja viia on. Vaheküsimus, kas meil on proovitud seda, mida Kennet praegu kirjeldas, Eesti parimad kokku tuua? Minu arust me räägime seda iga aasta täpselt sama juttu. Ja eks neid kogu aeg ka on toodud ja siis on jälle lahku läinud ja eks ikka on üritatud, et see on, ma ei tea, te oskate selles mõttes paremini vastata võib-olla, et ma saan ka aru, see on üks lõputu vaidlus ja vestlus, et kes tellib muusika, kes maksab, see siis ütleb ka, kuidas asjad käivad, et täna on see võib-olla siis see lapsevanem, kellel on rahakott ja ta ütleb, et mina tahan nii, ja kui seal on ainult treener taga, siis treener ju, vaatad ka ju loomulikult, sul on vaja leib lauale saada, nii on kõige kasulikum ja nii on vaja teha ja siis tehakse, et mitte nagu paha pärast, aga mida me oleme tegelikult Jürgeni ja Kennetiga ka arutanud, et helesinine unistus oleks see, et saaks keegi selja sirgu ajada ja öelda, et jah, see maksab nii palju ja võib-olla see maksabki rohkem, aga tehakse kõik selleks, et asjad oleks õiged ja mitte ainult tennis ja mitte ainult füss, võib-olla ka meditsiiniline pool, võib-olla ka taastumine ja kõik muud asjad ka, et ilma lapsevanemat, et ta niikuinii ei saa tennises ja see lapsevanema roll on ülioluline, aga ega mõnes mõttes ei saa ka seda lapsevanemat süüdistada, sest sorry, keegi ei paku ka seda sellisel kujul, eks ju. Et või mis teie arvate selle koha pealt? Milles täpselt siis? Ma ei tea, tood ise näite, kui sul on ka, eks ju, täna võib-olla õpilane, kes lapsevanem ütleb, et näed, ma tahan nii, et kui palju sa nagu ise saad nagu sõna sekka öelda ja öelda, et me peame nii, sest talle on parem nii teha, No ei, üldiselt loomulikult on põhjus, miks seda nii-öelda pundiga asju ei ole veel ellu viidud, see ongi väga raske olnud teha, et selles mõttes üks punt, kuhu mina olen kuulnud, on Spellertee tiim, mis kunagi tehti. Me olime siis muidugi siuksed noored täiskasvanud, et ei olnud, kool oli kõigil läbi, aga ikkagi see ka päris tiim koos püsis, ma arvan, alla aasta. Et eks see ongi, seal on keerukaid takistusi, see ei tähenda, et seda ei peaks nagu proovima, aga see on raske, jah, loomulikult Riho, võin ma paluda, et sa läheksid natukene konkreetsemaks selles mõttes, et too välja meie praegused juuniormängijad, kelle sa paneksid ühte punti ja kes hetkel arutavad eraldi. Või ära minu käest seda küsi, seda võib Kennet vastata, jah? Kui me hakkame näiteks meil U12 Wintercupi tiim jõudis poistest, ma räägin, tüdrukud ma nii hästi ei tea, keegi äkki teeb paremini, aga ma räägin poistest, et jõudis see aasta finaalturniirile. Meil on seal Kenningi noorem vend Stenning, siis meil on Anikina noorem vend Anikin ja siis aasta vanematest on meil Tartust on üks hea kott, üks Robert Tamm ja on üks, ma tean, et Andres õpilane, üks Endri Vanaselja, näiteks 4 punkt aastase vahega. Sten, Nink ja Vanaselja vist äkki natuke puutuvad treeninggruppidest kokku, muidu teevad kõik, üks on Tartus, aga muidu teevad kõik eraldi. Siis meil on järgmine punt, on see 14, kes täna mängivad viimast aastat ja esimene aasta 16, meil on Hugo Vahur, kes on siis Armandi õpilane, siis meil on Adrian Shane, kes täna teeb Siimuga ja Hugo teeb Jürgeniga.
et samamoodi jälle 3-4 punt sinna äkki leiaks kedagi veel juurde, kes kõik tegelikult suures mahus nagu treenivad eraldi. Noh, siis on veel vanemad on ju ja noh, lõpuks, kus me jõuame nagu sellega kokku on see, et meil on treenereid Eestis, kes minu arvates jagavad matsu, aga meil ei ole neid nüüd nii palju. Ja et kui me nüüd 3 näiteks, ütleme 14-aastase mängija peale raiskame ära 3 head treenerit, siis täna on olukord, kus näiteks Ken Ink hetkel on ilma treenerita ja meil ei olegi tal muud lahendust leida Eestist, kui me peame ta ära saatma. Et noh, minu teada, paranda Jürgen, võib-olla sa tead rohkem, aga minu teada vaadatakse sinna Rootsi Kuutu Greidi poole, mis nendest akadeemiatest ilmselt on parim variant, aga ta ei ole ka mingi super variant. Jürgen on ise olnud seal, teab. Mina olen ka ise olnud seal, samamoodi jah, et seda ma ütlengi, et ma olen seal ise olnud. See on parem kui need teised akadeemiad, aga see ei ole kindlasti ideaalne variant. Et jah, ja siis mis ennem sa rääkisid korra lapsevanematest, et natuke nagu see asi ka meil paigast ära, et Eestis, et kõik tahavad justkui eratreenerit, aga siis tegelikult saadakse see eratreener niimoodi, et sul on treener, ma ei tea, kella 2 kella 4 ja enne seda annab treener oma need eratunde ja pärast seda annab treener oma eratunde. Et see, noh, et ta teeniks ikkagi kuus siis sellise summa, et ta saaks nagu, noh, et ta tuleks toime, on ju. Aga see, ja siis arvavadki lapsevanemad, et et ma nüüd maksan selle summa ja siis mul on eratreener. Ei, sul ei ole eratreener, sul on tegelikult treener, noh, see väga kitsas nagu ajavahemikus, et seda meil ei ole ikkagi suudetud ju teha kuidagi ja see üksinda nüüd palgata olekski väga kallis, aga et sul on 24/7 on sul siis inimene, kes su eest nagu hoolt kannab ja kes su eest muret tunneb ja kes suga võistlusel kaasas käib, et sellist asja ju tegelikult meil noh, ei ole Eestis, et räägitakse küll, et mu treener on näiteks, ma ei tea, see, on ju, aga noh, palju ta tegelikult su nagu treener või protsessis nagu kaasas on, et jah, ta on sust esmaspäeval reedeni, on sellest kellast selle kellani su treener, aga laupäeval, kui on võistlus, on ju, et kas ta siis ka nagu kohal on või tal on eratund, on ju. Aga see, et me paneme 4 andekat, sa ütlesid, et meil on 3 head treenerit, üks mängija jääb üle, on ju, toome nad ühe treeneri alla, äkki see põhjus on see, et need 2 ülejäänud treenerit ei taha anda oma õpilast selle ühe treeneri käe alla? No, või on seal ka mingi kokkupuute, koostöö võimalus? Ma ei tea, kas ütleme, mina ei ole nagu sellist võib-olla kadedust näiteks ütleme nende inimestega, kellega mina olen rääkinud või nende treeneritega, kelle mina läbi käin, mina näiteks ei kohta sellist kadedust, et keegi hoiaks 10 küünega kellestki niimoodi kinni, et ma pigem olen näinud rohkem sellist suhtumist, et kui sellel konkreetsel mängijal on kuskil parem, siis tuleb tast selles mõttes nagu lahti lasta, et sama olen ma alati nagu isegi öelnud otse mõnele mängijale, kellega ise olen tegelenud või samamoodi ka nagu ma võiks öelda ka praegusele, et kui tal on kuskil nagu selgelt parem kui minu juures, siis ma nagu julgustan ja pigem võib-olla aitaks isegi sellele kaasa. Et pigem võib-olla see on natuke ka siuke võib-olla siuke kulund võib-olla, ma ei tea, võib-olla kellegil on selline kadedus, ma ei tea, aga noh, pigem ma olen seda nagu isiklikult nagu vähe kohanud, et aga praegult jah, nagu Kennet rääkis, natuke on sellist, et keegi siis palju on sellist, et mõni noormängija käib nii-öelda nagu grupitunnis ja siis ta tahab natuke teha eraldi juurde, aga tihti see tema grupitreener on juba muude asjadega hõivatud, et näiteks hommikul annab eratunde, pärast lõunat on tal tennisekooli grupitunnid ja tihti sellel oma grupitreeneril ei ole aega anda neid lisatreeningtunde ja siis minnakse tihti otsima kuskilt mujalt, et kes saab, et võib-olla proovitakse enda tennisekoolide eest, aga või siis kuskilt täitsa teisest klubist. Ja siis ongi natuke niimoodi, et tihti on see üks poiss või tüdruk, tal on oma grupis 2 treenerit ja siis tal on veel kuskil mingi, kelle juures ta käib eratrennis, just kui tal on nagu 3 treenerit, kes temaga nagu aeg-ajalt mingis mahus tegelevad, noh, aga tal ei ole võib-olla niisugust konkreetset vastutavat treenerit, noh, kes on nagu päriselt tema treener. Et ta saab nagu igast ühest mingi killukese, et noh, siis juba on seal kõik. Tekib lastevanematel segadus, kes siis ikkagi vastutab või kellega nagu suhelda, kes otsustab, kus
kus ta võistlema peaks, kui palju ta võistlema peaks ja siis ongi tihti see, et kuna see treenerid, kuigi mõni treener on 1-3 näiteks, siis ta kõik võib-olla natuke nagu tõmbavad tagasi ja siis paratamatult tekibki see olukord, kus võib-olla lapsevanem peab ise selle juhtiva rolli nagu seal võtma. Et ja siis ongi, ühesõnaga tekibki siuke segadus siuke vastutusel ja otsustusel ja kõigel nagu sellel, et see ei ole nagu hea olukord selles mõttes, et pigem ikkagi tippmängijatel võib-olla, kes proovib lubada endale suuri tiime, aga mida noorem seda, mida lihtsam, seda parem. Lapsel võiks olla üks treener, kes tegeleb tema tennisega, teine treener, kes tegeleb tema üldfüüsilisega ja kõik. Sinna ei ole vaja nagu mingit 5 inimest juurde, kes natuke igalt poolt siis ongi, et hajub vastutus ja ma ei tea, lõpuks on laps segaduses, kõik on segaduses ja siis siuke kuidagi siis nii see asi käib. Ta on siuke pudru ja kapsad lõpuks, aga maksad endiselt ju palju, et ju kõik tahavad ju saada killuks, et see ei ole see, et ma teen nüüd nii ja on finantsiliselt on jube mõistlik ja soodne, et ei, pannakse ju raha magama kõvasti, igakuiselt. Aga lihtsalt see, mis ma arvan lõpuks kätte saadakse selle raha eest, et see ei ole, minu arvates see ei ole nagu balanssis. Ja, et kui meil on need lähiregioonis võistlused, siis kuidagi on jah, et meil on seal rõdul on 10 Eesti lapsevanemat ja siis võib-olla mõni üksik treener ja siis kuidagi millegi pärast, ma ei tea, me peame võib-olla küsima, kuidas nad seda teevad, aga siis kuidagi näed, et on see Soome või Rootsi treener, tema on seal millegi pärast 5 või 6 lapsega. Me ei tea asjade taustasi, kuidas seal need asjad on tehtud või kuskil, ma ei tea, äkki mingi omavalitsus kuidagi rahastab, ma ei tea, Soomes näiteks, et me ei tea neid taustas ja ka ikkagi, jah, meil ei peaks olema kuskil Läti turniiri rõdul 10 lapsevanemat, et seal võiks olla 2 treenerit selle 10 lapsevanema asemel. Üks aasta-paar tagasi Eesti Tenniseliit võttis tööle peatreeneri Federico Ricci. Kennet teab, Kennet mingi periood olid sa ise ka tema õpilane ja Federico on täna siis tegelikult tuuril Rei Sakamoto, jaapanlase treener ja ühtlasi ka siis Eesti Tenniseliidu peatreener. Rääkige oma koostööst temaga. Jah, Fede, nagu sa alustasid, mainisid, et on minu treener, kui ma veel mängisin, ja siis me mingi hetk korra olime nagu Ruusuvariga koos tema all. Ja siis mina olen väga tänulik, et ta võeti liitu tööle, sest kui ma Oliveriga olin äkki aasta või 2 teinud, siis ta tuli. Ja ta on mulle isiklikult olnud väga suureks nagu abiks väga paljude asjadega. Ja tänase päevani on, et ikkagi peaaegu iganädalaselt räägime. Et isiklikult minu vaates super, et ta tuli. Kui me nüüd räägime sellest peatreeneri tööst, et ma tean, et ta korraldavad natuke neid laagreid, on ju, mida Uno Lapimaa nüüd veab, on ju. Et, ja varasemalt on ka toodud. Kus need laagrid toimuvad? Üle Eesti erinevates kohtades, iga paari kuu tagant on, ma tean, kokkusaamine mingi, leitakse, proovitakse paremad nii-öelda mängijad meil kokku saada, et teha vähemalt siis ongi 1 nädala lõpp kas või, et on nagu treenerid koos ja mängijad koos ja proovida nagu sükst asja teha. See on tore, aga me räägime ikkagi mingisugusest 6 kuni 8 nädala lõpust nagu aastas, on ju, et see lõpuks ei ole ikkagi ju, see ei ole nagu järjepidev töö, vaid see on selline, ei olegi head sõna, et see ühesõnaga arengut selle 6 või 8 nädala lõpuga nagu ei toimu. Et kas Fede saaks nagu peatreenerina, kas oleks parem, kui ta oleks nagu rohkem veel kohal ja hoiaks nagu kätt pulsil ja liiguks nagu igapäevaselt meil siin tennisalides ringi, siis ilmselt oleks jah, aga praegu ma tean ka, et ta on Sakamotoga pool aastat ära, siis on ta siin Eestis mingid nädala lõpud, et palju sellest nagu kogu noorteprogrammile ja liidule üldiselt kasu on. Ma ei ole võib-olla kõige parem inimene ütlema, et mulle isiklikult on palju kasu olnud, aga selle kogu süsteemile, et see jääb iga inimese nagu enda otsustada. Jürgen, sul on ka kokkupuuteid? Ja ikka ma tean nii-öelda, siis kui ma veel ise mängisin, siis ta oli puutusime kokku natuke siis, kui ta oli Ruusuvoori treener ja siis hiljem oli kokkupuude nii, et ta
nii-öelda võetigi või noh, tegelikult Eesti Tenniseliidu president Enn Pant käis seal, kui me olime US Openil Oliveri ja Markusega, käis välja meile nagu siukse idee, et kas me tahaks, et meil oleks mingi treener, kelle käest nii-öelda, kes on kogenum ja kelle käest saab aeg-ajalt nõu küsida ja kuidas poisse nagu paremini aidata, siis noh, me võtsime selle vastu ja siis mul oli nagu rohkem kontakti, kui ma Markus Mölderiga tegelesin, et käisime paar korda tema juures Soomes, ta käis siin, et nüüd hiljem on natuke mul kontakti nagu vähe olnud. Aga jah, ma olen nagu selle Kenneti öelduga väga nõus, et ta on kindlasti super treener ja tema ka mul on olnud temaga suhtlusest palju abi, aga ma nagu tunnen, et temas on nagu noh, ütleme seda, mida teda võiks võib-olla minu arvates rohkem ära kasutada sellise noh, kuidas teha paremini sellist nagu igapäevatööd. Et ta nii-öelda on rohkem võetud selliseks konsultandiks tenniseliidule, et jah, me saame vahest nädalavahetuseti kokku, mängijad saavad kokku, treenerid saavad kokku, meil on lõbus, noh, teeme paar päeva koos trenni, lähme laiali. Loomulikult ta suhtleb treeneritega nii, aga ma arvan, et ma ise nagu ma arvan, et teda oleks võimalik tegelikult nagu paremini ära kasutada meie mängijate ja treenerite võib-olla hüvanguks. Et loomulikult tahaks, et kui ta on tenniseliidu peatreener, ta oleks nagu rohkem siin, aga noh, see nagu ei sõltu meilt, et jah, praegult see kasutegur minu jaoks nagu jääb küsitavaks. Ma ei ole kõigega kursis, ta kindlasti suhtleb Sassiga palju, ta aitab treenerite koolitamisel, mis iganes veel, ma rõhutan, ma ei ole kõigega nagu kursis, aga see, mis hetkel nagu välja paistab, jah, see tundub, et seal on nagu potentsiaali rohkemaks. Sass ehk siis meie koolitusjuht. Jah. Aleksander Jürgens, jah. Väga huvitav sissevaade. No aga kui me läheme, ma ei tea, proovime minna konkreetsemaks, et me oleme rääkinud, et kui me vaatame seda nii-öelda inglise keeles on hea sõna pathway, et see teekond, et võtame see väike Eesti, me teame, et meil on väike, meil on nii ja nii palju mängijaid, võib-olla ei ole alati igas vanuses neid nii-öelda selliseid, keda me näeme tippu liikuvat, aga mingis vanusegrupis tekivad ja nii edasi, et kui me võtame selle nagu teekonna ja mõtleme nüüd, et alaliit, klubid ja võib-olla ka siis, täna on ka Audentes mingil määral, aga võib-olla siis täitsa nagu siuksed näited, nagu Jürgen ütles, nagu kunagi oli PLT tiim, on ju, et keegi võtabki tiim ja tegeleb sellega nagu eraldi, et mis te nagu näete, et mis on need sammud, mis täna nagu peaks astuma? Reaalsed sammud? Ma ütleks veel nii palju liiga palju vahest võib-olla käib läbi see sõna tenniseliit, et ma liiga palju nagu ei tahaks kogu aeg loota nagu tenniseliidu peale, et tenniseliit aitab ja kui keegi kerkib nagu esile, siis loomulikult abi on alati teretulnud ja nagu ma rääkisin, mingites asjades on nagu potentsiaali rohkem, aga ma ei arva, et ka kogu aeg peaks vaatama nagu tenniseliidu poole, et mis siin, selles mõttes sport nagu või tennis kitsamalt rääkis, see ikkagi baseerub inimeste enda nagu sellisele natuke fanatismile ja me peame leidma enda hulgast nagu väljaspool tenniseliitu võib-olla inimesi, kellel on nagu fanatismi ja tahtmist mingi asi nagu ise ära teha, et ma arvan, et kogu aeg vaadata sinna liidu poole ja et miks nad ei tee midagi või selles mõttes nad teevad palju, aga miks nad nagu selles mõttes miks nad ei pane punti kokku, kui nende nii-öelda selline valitud tee on see, et nad ei taha seda teha, siis see on fine, ega keegi ei pane seda pahaks, et lihtsalt ma arvan, me peame leidma endas nii-öelda selle tahtmise ja drive'i see mingi samm nagu ise ära teha ja võib-olla kui keegi selle nagu ära teeb, siis võib-olla see on nagu eeskujuks nagu teistele, et ma arvan, niisugune eraalgatuslikult peab see lõpuks nagu toimuma, et selles mõttes, et ega siin mingi süsteem ei tooda ei mängijaid ega mingeid niisuguseid punte, ma arvan. Kas keegi mängijate taustajõududest peaks see inimene olema, et kellel oma huvid ka mängus?
nojah, see, ma arvan, peaks tulema nii-öelda meie poolt siis, et ma ei tea, mina või Jürgen või selles mõttes nagu mingite treenerite poolt, kes natuke saavad omavahel hästi läbi ja et proovime siis vähemalt, et saaks öelda, näiteks kui me aasta pärast kutsuta meid tagasi siia, et olen proovinud, et kas siis toimib või ei toimi, on ju, et aga vähemalt praegu on kõik nagu selline jutu tasandil. Korra mainisid seda Audentest ka. Audentes oleks ju iseenesest kõige lihtsam koht, kus seda nii-öelda proovida, on ju, et kuna seal kool võimaldab ju kõige lihtsamalt seda teha, lihtsalt Audentese miinus on natuke see, et ta hakkab 9. või 10. klassis siis täna, on ju, ja siis on juba, oled sa 15 või 16 aastane, on ju, et ta ideaalis võiks nagu veidi varem hakata ja Eesti on ikkagi nii väike ja meil on mängijaid nii palju vähe, et ega me nüüd iga-aastaselt ei saa sinna 16-18 vanusesse seda nii-öelda head punti kokku, kes üldse mingil tasemel mängis. Täna meil on ju Ken Nink ja, ma räägin poistest jälle, Ken Nink ja Varjanov, aga seal kohti on rohkem, et saada nüüd sinna mingit 8 sellist punti kokku vanus 16-18, see ongi ebarealistlik, on ju. Aga ütleme need, nagu ma ennem ka nimetasin, et need minipundid mingites vanustes, et proovida siis vähemalt nendega, et võib-olla iga aasta ei toimigi või ma ei tea, aga lihtsalt kuskiltki nagu minema hakata ja ma arvan, see, nagu Jürgen ütleski, et see peabki olema nagu eraargatuslik ja me tegelikult ju need, mis ma ennem nimetasin, treenerid saame kõik omavahel nagu väga-väga hästi läbi, et lihtsalt omavahel kokku natuke leppida, võib-olla panna kõigepealt paberi peale, et kas see üldse on teostatav, on ju, ja siis proovida see kuidagi ka lastevanematel maha müüa, et see tegelikult on nagu hea variant, kui leiad inimese, kes tegelebki, tema aastat on võib-olla 2 või 3 mängijat, aga ta on kogu aeg sinu päralt ja ta nagu elab, hingab teie rütmis. Jah, et nagu me oleme rääkinud, et võib-olla veel mingitest suurtest puntidest koos tegemistest on võib-olla vara unistada, et kui me saaksin Eestis nüüd niimoodi, et me saaks 2 noormängijat ja 1 treener, siis see oleks juba väike selline minivõit, kus oleks hea edasi minna, et meil tegelikult isegi väga ei ole isegi sellist asja. Et ma tean, mingid on Rene Busch teeb tüdrukute pundiga, et mingid selliseid asju juba vaikselt nagu on. Võib-olla on keegi veel, kelle ma jätan nagu välja, et ma ei taha kellelegi liiga teha, aga lihtsalt alustaks nagu väikestest koondamistest, koondamine on vale sõna, aga koondumistest, jah, et jah. Võib-olla on koondamisi ka vaja teha. Et jah, me tegelikult kunagi proovisime seda Genetiga teha, kui mõlemad treenisime, tema treenis Oliver Ojakäru, mina Markus Mölderit, et me mingitel põhjustel me tegelikult üritasime saada neid poisse oma nii-öelda ühe katuse alla, et meil oleks näiteks mina, Kennet, Markus, Oliver, 1 füssitreener ka seal, tulid erinevad takistused, meil isegi seal nii-öelda jäime kuidagi toppama. Jõuame sujuvalt sinna, et nad on praegu mitte ühe katusel, aga vähemalt ühes osariigis või? Mõlemad on Texases. Ühes väikses osariigis koos. No see on ka jälle, see on selles mõttes, kuna see USA ülikooli tase ta on läinud ikkagi nii palju edasi, et siis Eestist jälle ma ei taha nüüd kuidagi kellelgi moti maha tõmmata, aga et see võiks nagu olla eesmärk, et mida rohkem suudaks nii-öelda teha mängijaid, kes saaks antud hetkel, kuna see süsteem seal osas on üsna hea, saaks sinna nagu kõrgesse ülikooli mängima, et siis on juba, ma julgen väita, et nagu Eestis tehtud nagu head tööd. Et kui 18-aastaselt lõpeb sul selle juniorite karjäär ära ja siit minna nüüd kohe profiks, ta on nii kuradima kallis, ta on nii raske, et ja see on jälle asi, mis meil on kehv või puudulik, selles mõttes ma ei tea, kas üldse kuskil on seda head, et see vanus 18 kuni 20 või 21 kuskil veel küpseda, on ju, et siis seal tegelikult see USA nagu on siuke hea siuke stepping, et siuke aste sellele, et sul kõik on makstud, on ju, sul on tegelikult hea punt, kus trenni teha, kui veab ülikooliga, siis on ka head treenerid, on ju, ja täna isegi makstakse seal nagu raha veel peale ka sulle, on ju, arendada, et siit Eestist nüüd saad 18, sa pead ikka siga hea olema, et sa nüüd hakkad neid futuresid mängima ja et sa sealt ennast läbi näiteks Challengeri tuurile mängid, on ju. Ja nii palju võimekust või tahtejõudu on väga vähestel, et nad oleks nõus seda futuresi elu 3-4 aastat siin elama, enne kui nii-öelda mingi tulemus hakkab tulema, on ju. Et jah, selles mõttes see USA on nagu hea variant ja mida rohkem me suudaks nagu teha mängijaid, kes, ma ei ütle nüüd, et kuskil keskpärasse ülikooli, aga kes näiteks nagu Markus ja Oliver täna annad, on ikkagi mõlemad top 10 ülikoolis, eks näis, mis neist tulevikus saab, aga mida rohkem suudaks nagu mängijaid sinna toota, siis seda parem tegelikult nagu oleks. Kuulge, aga rääkige natuke täpsemalt, et
Oliver on Texas University's, Markus on Texas A&M University's, see ülikool on mulle väga tuttav, sellepärast et kui ma kommenteerisin Shanghai Mastersi finaali, kus mängisid Valentin Vacherot ja Artur Rinderknes ja kommenteerisin seda koos Eva Palmaga, siis nemad on kõik sealt samast ülikoolist tulnud, et nüüd on siis Markus ka seal ülikoolis. Kui palju te suhtlete ja mis seal nagu täpsemalt toimub, rääkige Markusest ja Oliverist natuke? No Oliveriga ma suhtlen ikka põhimõtteliselt iga nädalaselt, et eriti praegu nüüd on see hooaegne täies hoos ja nüüd hakkab tulema see kohe läheneb see lõputurniir, kusjuures Oliver ja Markus tegelikult mängisid üksteise vastu mingisugune nädal tagasi äkki või? Mitte koolid, vaid reaalselt üksteise vastu ja nad mängisid üksteise vastu ka. Ja kuidas lõppes? Seal oli niimoodi, et Oliveri tiim võitis 4-2 ja siis Oliveri ja Markuse mäng jäi pooleli, et Markus oli otsustavas setis äkki 4-1 ees või? Aga siis seal on, kui see üks tiim saab 4 kokku, siis need mängud, mis pooleli on, siis neid ei lõpetata nagu ära, et see tulemus on nagu tehtud. Oota, sa tuleta mulle küsimus. Ei, ma tahtsin lihtsalt küsida, ma mäletan seda juttu, kui te tegite, ma kuulasin seda teie podcasti, kui sa rääkisid sellest natukene nagu pahast juhusest, kui Oliver natuke nagu sunniti vigastuse pealt mängima, mis oli nagu halb näide, ülikooli kohta sa olid veidike pettunud, on ju. Kas see on teie viimases episoodis? Ei ole viimases. Ei, see oli üks varasemaid saateid, kui te rääkisite osa ülikooli teemadel Robini ja Siimuga, seda ma kuulasin, see jättis natuke siukse, ma sain aru, et sa olid natuke pettunud, et tegelikult nii tipp ülikool, aga sunnib mängija mängima, sellepärast, et ikkagi matš on tähtsam kui võib-olla sportlase tervislik seisund. Aga samas ma kujutan ette, et kõik need muud, ma tean ise näiteks kas või Grete Kull mängib praegu Hawaii ülikoolis on ju, ja samamoodi ma tean kõik, et kuidas kõiki muid asju hoitakse jälle kätt pulsile, et kuidas kohe kontrollitakse su terviseid ja kui midagi juhtub, sa saad kiiresti mingid MRT-d asjad, kõik need asjad on nagu elementaarsed USA ülikoolis, mis Eestis võib-olla on väga raske, et lapsevanema hakkab ise vaatama, kuidas ma saan selle, millal ma sinna MRT aja saan ja kaua mul aega läheb ja sportlasel ei ole seda võimalik teha, et see kõik on nagu väga äge Ameerikas, aga et võib-olla mingid veel näited või te teate, kuidas neil seal nagu läheb? No Oliveril jah, et ma arvan, kui täna kerida 1,5 aastat tagasi oleks uuesti see, et kuhu ülikooli minna, siis kuigi nad on number 1 ülikool vist ranking-värgi hetkel seal, aga ilmselt teeks teise valiku. Et see treenerite, abitreener neil on hea, see Benjamin Becker on ju endine top 30 mängija äkki. Kes mängis viimase matši Andre Agassiga US Openil. Et see oli ka lõpuks see suur kaalukaus, miks sinna läks, sest oligi kuulus nimi ees. Aga see peatreener, nii palju kui ma Oliveri jutust on aru saanud, tegelikult ei ole mingisugune väga hea treener. Ja see füüsi ja see, ütleme, meditsiiniline taustsüsteem, et jah, uuringutele ja asjadele kõikidele saad ja justkui tegeletakse, aga minu suurim põhjus oligi ka see, miks ma ta sinna saatsin, et kuna ta siin oli nii palju vigane, ei saanud mängida, et äkki siis seal saadakse nagu paremini pidama, siis tegelikult reaalsus on see, et seal ta on veel vähem saanud mängida, kui ta on siin Eestis saanud mängida. Et midagi on siis tehtud kehvemini, kui siin Eestis on tehtud, kuigi ta oli siin ka hästi palju vigane. Aga et nüüd praegu ta on nüüd ütleme 2-kuune periood, kus ta on saanud nagu mängida järjest, aga tegelikult peale eelmist Davis Cupi, mis ta eelmise aasta märtsis siin Eestis mängis, on ju, kuni aasta lõpuni ta ju põhimõtteliselt ei mänginud üldse, on ju. Et ma täpselt ei ole ju näinud, mis taga seal tehakse, et inimesi on palju ja süsteem justkui nagu on, aga reaalselt selles mõttes meie tervise mõttes tulemust nagu ei ole nagu olnud. Väga kahju. Jah, Markuse koha pealt ma ei oska öelda, ma pole Markusega rääkinud, et ma ei tea, Jürgen, kas on kontaktis olnud või ei ole. Siimu poolt natuke midagi olen kuulnud, aga ei... Jah, ma ka rohkem läbi Siimu. Siim on siis? Siim Troost, kes oli nii-öelda Markuse viimane treener enne, kui ta Markus Usasse läks. Jah, ma ka palju ei tea temast praegu. Tundub, et meil on Markusele vaja helistada enne saade. Jah, ma mäletan, ma vist sinuga Kennet rääkisin ka sellel teemal Austraalia lahtiste ajal, kuulsin seda fakti, et meeste tennise põhitabelis oli, kui ma ei eksi, kas 27 USA ülikooli mängijat Austraalia Openi tabelis, kes oli USA ülikooli taustaga, nii et see praktiliselt veerand. Üks on jah see, et sa vaatad nagu top 100 ja põhitabelis, et see on nagu liiga kauge unistus, et kui sa võtad sealt, ütleme 100 kuni võib-olla 300-400, et palju neid ülikoolist tulevaid mängijaid nagu seal on, et see number on veel suurem.
et tõesti nendes tippülikoolides mängivad, see tase on läinud nii palju üles, kuna need, mida nad sulle võimaldavad, see rahaline ja näiteks Challengeri wildcard'id, kus sa täitsa tipus oled ja see süsteem on läinud nagu nii palju mängija sõbralikumaks, et sinna nagu tõesti tasub minna, aga peab väga-väga hoolikalt jälle valima, et nagu ma ütlengi, et see täna teist mängijat ilmselt sinna Oliveri ülikooli ma ei saadaks. Kuule, aga räägi meile saate lõpuga, kuidas Danilil läheb. Reisite palju, paigad nimega Barletta, siis järgmine päev Sarasota, järgmine päev Tallahassee, kuidas seda nimetatakse, ja siis ülejärgmine päev Savannah. Ma võin ise vastata, et Danilil hakkas suht hästi minema, kui ta oma uue treeneri sai. Ja meil on niisugune piiramatu eelarve, et me panemegi üks turniir paneme USA-s, järgmine paneme Euroopas. Ei, pigem on ju selles mõttes ikkagi hästi, ütleme, et eelmine aasta väga hästi on ju, ja siis aasta algus ka väga-väga hästi. Ja siis tuli nüüd see, ütleme, see sisehooja lõpp, see, kus me mängisime see Prantsusmaa pooleteistkuune vahe seal, et kus tegelikult ei läinud nagu, ma ei räägi nagu tulemuste mõttes, et eks ikka tuleb neid aegu ette, kus vahest kaotatakse rohkem esimene ring ja teine ring ja et eks ta kaotas seal väga headele vastastele ka, aga lihtsalt Hugo Gastoni vastu jätsite pooleli? Hugo Gastoni vastu jättis pooleli, jah, aga et seal tuleb ette neid perioode, kus need kaotusi tuleb võib-olla vähe rohkem, ja lihtsalt see mängupilt oli natuke selline, mis mulle võib-olla kõige rohkem meeldinud, et nüüd jälle USAs käisime tegelikult, ma seda viimast nädalat ma ei olnud seal, aga need kaks, mis ta veerandfinaali jõudis seal, et mängis täitsa korralikult, julgen väita, et nagu head turniirid. Ja nüüd lähengi homme lendan ära Prantsusmaale, et teeme natuke trenni ja siis on üks turniir ette veel ja siis on ju Prantsusmaa lahtised, et eks siis näis. Kes sul Jürgen praegu on? Nagu Kennet ütles, Hugo Tordei on see, kellega ma olen praegu tegelenud. Mis mees on? Mis mees on? On esimest aastat poisid 16 võistlev Eesti noormängija. Mis teda iseloomustab? Vasakukäeline. Saab asja? Need on alati need head küsimused, kus... ütle nüüd edatabeli kohta. See on nagu ei ennustama ei hakka midagi. Nüüd täpselt siuke kutt, kes võiks treenida 200 või 300 pundis ja saaks kõik saaks paremaks. Kus me teda mängimas näeme? Estikatel, suvel? Ma loodan, et järgneval kuul näeb teda Viljandis mängimas, et seal on tulemas Tennis Europe 16 turniirid. Ma loodan, seal näeb palju Eesti poisse mängimas. Margi kohta ka midagi, paar sõna ütleme või? Ma ei tea, Margi, kus ta nüüd mängib? Hiinas mingi järjekordne linn. Järgmist vastast, sest vihmapaus on seal, aga me ju kõik loodame, et see on Bernard Tomic, on ju? Ma ei tea, kas me loodame või ei looda, aga ma tahtsin võib-olla seesama meie jutu lõpetuseks küsida, Kennet, kas te olete kuidagi pidi, kui nüüd mõelda, ma mäletan seda pilti, mulle hirmsasti see pilt meeldis, kui te olite neljakesi Ameerika lahtistel koos Markuse ja Oliveriga ja läks ju hästi, et nagu siuke Eesti punt, et ei ole nagu üksi kunt ja see on nagu raske alati üksi, et kui nüüd on nagu Karl Kiursaar, Mark, sina, Danil, kui palju te nagu omavahel ka mingil määral saate koostööd teha või kokkupuudet, suhtlemist kindlasti on igapäevaselt, aga et kui palju te nagu üksteist saate pushida? Üsna vähe, see on natuke teine asi ka, vaata, et seal on, Danil on ikkagi 25-aastane, on ju, ja Mark on 23 saab, on ju. Plus siis Karl oli Danili treener, nüüd on ta Margi treener, seal ma ei taha öelda, et nagu egode põrkumine on nagu vale sõna, aga ütleme, et selles eas ja see pundist tegemine, seda nagu võib-olla nii hästi nagu välja ei tule. Et võtavad ikka ennast konkurentidena rohkem? No jah, aga ütleme, kui sa korra mainisid sellest pildist, kus me olime Jürgeni ja Markuse ja Oliveriga olime koos US Open, Jürgen ütles, et proovisime koos ühe katusel nagu tegema hakata ja kui õnnestun, aga siis lõpuks me ikkagi põhimõtteliselt tennist tegime suht ühe katusel, sest et kuna me nagu Jürgeniga olemegi väga-väga head sõbrad ja kellega sa siin Eestis ikka veel teed, et kui meil alguses öeldi, et Eestis ei toimi, aga kellega me siis mängime, et jälle see jutt ka Eestis, et oi, need kaks ei saa omavahel trenni teha, et ei toimi, on ju, ja et kas üks hakkab jonnima või üks on parem, on ju, et kui me räägitakse, et parem on ka, siis
kui üks on edetabelis 100 kohta kõrgem ITF edetabelis, siis Djokovic ei saa ju kellegiga trenni teha maailmas. No ega ma väga palju ei näinud ka Kaia Kanepit ja Anett Kontaveit koos treenimas. Mul oli jube hea meel, kui ma seda Merko Kappi tegin, kui nad olid koos ja kõik punt ja poistega mängisid paari ja kuidagi nagu Jürgen ise mäletab, see oli äge tegelikult. Et aga seda juhtub ikkagi. Ja Markus ja Oliver on ju parimad sõbrad, et selles mõttes. Ei, lõpuks said väga normaalselt koos trenni teha ja läksid ka paremaks ja poisid mõlemad olid ju noortes lämmidel, et midagi ikkagi ju siis tegid sai tehtud. See oli äge turniir, ägedad tulemused, Markus mängis ju ka super hästi, ilusad üksikmängud seal. Kutsuge Markus või helistage talle, tahaks isegi kuulda, kuidas ta läheb. Ja Oliveriga tegime. Oliveri ja siis oli ju Laura Rahner. Tahtsimegi teha nii USA ülikooli. See oli väga vahva. Markus ei olnud siis veel. Oliver kõndis mööda tänavat, kus lähed? Ma siin füsio juurde praegult lähen. No see on terve linnaks see ülikool. Teine asi, mis veel siia pundis tegemisele lõppu, et näiteks kui tegime Oja ettevalmistust, tegime Daniliga, tegime Dubais see aasta, seal mängid tulid kokku, siis oli Usbekistani tiim oli selline, kus oligi reaalselt kogu Davis Cupi tiim, mingid nooremad mängijad, tegid koos 2 nädalat seal trenni, et siis endal hakkas mõte jooksma, et kui saaks näiteks Eestis, kes meil need mängijad on ja USA kutid ka, vaata, kui nad on USA-s küll, aga siis jõulude aegne periood on nad Eestis on ju. Et see on väike mõte, et võiks, kui saaks Oja ettevalmistusega näiteks niimoodi, et ma ei tea, ütleme Daniil ja Mark ja võib-olla Kristjan veel mängib, on ju Oliver Markus, et kui sa saaks siukse 5 ja 6 pundi kokku, siis ilma mõttes pead lendama, aga siis sa ei pea lendama kuskile otsima mingisugust treeningpartneri, kus sul on tegelikult väga normaalne 5-6 punt ja samamoodi seal oli Istomin oli treener, üks füssitreener ja vist äkki oli üks vend veel, on ju võetud 8 mängija peale, super hästi toimis, on ju. Iga päev olime ka pundis, tegime ka trenni, on ju. Et jälle siuke mõte, et see oli mul endal, ma pole seda kuskil niimoodi rääkinud, aga et lihtsalt siuke Oja ettevalmistus, kui saaks need parimad meil kokku, räägin nüüd siis täiskasvanutest. Täitsa kihvt oleks, ma arvan, 2-3 nädalat koos trenni teha. Te olete nii palju ringi käinud, kas mõni selline sarnane, Eesti sarnane väike riik, kus sa näed, et võt seal tehakse asju õigesti ja võt see on äge, et on nagu kopeerida või tegelikult on igal ühel oma moodi. Ma tean alati, need head näited on, Tšehhi kindlasti on üks siuke riik, kes on tegelikult väike riik, aga vaatad praegu neid mängijaid, tuleb 1 ja 2 ja 3, Lehetška, Mahats, nüüd on Kopriva mängib super hästi praegu, et seal on 4 tippmängijat, et tegelikult ju väike riik. Seal on natuke see ka, et üks asi on see Orgun ja punt ja kogu see värk, aga ma arvan, et kui me paneme seal noorte tšehhide treeningtunnid ja mahud võrdlusesse, ma räägin nii tennisest kui füssist ja kõigest muust, ja võrdleme siin meie omadega, siis põhiasi on ikkagi see back to basic. Jah, et ma kõlan natuke juba nagu katkine raadio, kui ma seda räägin mitmendat korda, aga see palju tehakse mujal trenni. Et see lihtsalt on, ma arvan... Me treenime vähe tegelikult noored, jah? Ja siis ma arvan, seal on lihtsalt... Ega me peame sinna jõudma, me ei saa nüüd kellegile, kes ei ole harjunud tegema, me ei saa talle lajatada, et mängime 4 tundi päevas tennist, aga lihtsalt see lihtsalt meil ongi mingi hetk nendega lihtsalt niivõrd raske konkureerida, kuna seal lihtsalt need mahud on niivõrd erinevad, et me ei tohi nagu seda ka unustada, et loomulikult siin need Orgun ja pundid ja kõik see, aga lõpuks see määrab, palju me lõpuks treeni teeme. Me ükskõik kui targalt teha, aga palju me liiga lõpuks. Jah, et ma arvan, me ei tohi liiga vara hakata muretsema, et kui targalt me siin teeme, et selles mõttes, et see põhiline asi saate lõpuks välja tuli, mis tegelikult probleem on. Et palja pole või? Ei, palju vaja lüüa, selles mõttes, et lööke on vaja teha, et me võime arutada ja rääkida ja kuidas ja mis harjutus ja mis iganes, aga lõpuks pead lööke tegema suure koguse arvu. Kui Davis Cupi mainisid, järgmine vastane päris Kurunuru Võtisaartel ei ole, on Uruguay. Mida Uruguay tennisest teame? Septembris 18-20. Ma mäletan ühte Pablo Cuevas, ma mäletan, oli siuke mees nagu Marcel Felder vist käis kunagi mängis siin Futures, tema oli ka Uruguay, see enam vist ei mängi. Sinu vanune umbes vist oli natuke vanem isegi vist, jah. Okei, ma valgustan teid siis. Franco Rondazelli 273 ja Joaquin Cardoso 562, siis on 2 meest veel 1000 pluss ja siis rohkem tabeli kohti ei ole.
no seda nii keeruline praegu öelda ole, mis tiimid kellelgi on, ega mis tundub, et mõlemal on niimoodi, et kui esimene või teine ei mängi, siis on nagu suur kaotus, et eks näis. See on üks lõputu teema, me ükskord siin täitsa Kennetiga arutasime ka ja rääkisime, et ma nagu rääkisin sellest paarismängust ja paarismängu ettevalmistusest ja Kennet ütles ka, et tegelikult see on ebareaalne, et tegelikult me ei tegele sellega ja ega ei saagi tegeleda väga, et paraku on Davis Cupis see paar hästi oluline, aga väga tugevat paari on vaja selleks, et nagu suuri tegusid teha Davis Cupil. Jah, aga seal ongi see, et see paarismängu USA ülikool aitab, aga 16 aastaselt et ma hakkan nüüd spetsialiseeruma paarismänguks, ei ole niisugust asja, on ju, et need, kes USA-s käivad, need hakkavad paremini paari mängima, täna Mark ja Daniil mängivad üksikut, jälle koormuse pärast puhtalt seda paari kaasa mängida nagu ei ole nagu mõtet. Suurtel riikidel on eraldi paarismängijad, spetsiaalsed paarismängijad. No jah, aga need ongi kõik on ikkagi tulnud siis sealt põhimõtteliselt USA ülikoolist, on ju, kes otsustavad, et sest seal on see rõhk lihtsalt nii suur, mis pannakse paarile. Ja või siis on tõesti olnud, ma ei tea, 10-15 aastat mänginud futureseid ja vaatad, et kurat, siit ikka ei tule, et hakkan paari mängima. Aga et seda otsust nüüd varakult teha, et ma nüüd spetsialiseerun ainult paarile, see nagu see ei tule nagu vist kõne alla. No aga selge, selline oli tänane saade. Kahju on ära lasta, kui sellised mehed muidugi stuudiost tulevad, tahaks ju viimase välja pigistada nendest. Aga võib-olla siis järgmised korrad. Ma arvan, et kas meil järgmine saade on äkki siis juba tabelite saade enne French Openit? Kas see pikelpooli mees jõuab ka tagasi Eestisse? Sa mõtled Toomas Kuuma? Võt, ei tea. Aga Markus, kui sa meid kuuled, võta meiega juba ise ühendust, ütle, mis kuupäevad sulle sobivad, teeme selle ka ära. Muidugi. Aitäh teile. Tänud kutsumast. Ja aitäh kuulajatele, järgmise korrani.